Firma Indome OÜ targa maja lahendustest oleme rääkinud meie saadetes üsna mitmel korral. Seekord kutsuti meid traditsioonilise ehituse juurde Tallinna lähedal asuvasse Viikingite külla. Mis suhe nüüd on ülikaasaegsel tehnikal ja vanal rookatusega talumajal? Seekord on suhe selline, et vanad viikingid kutsusid appi, et küttekulud hakkavad jube kõrgeks minema ja nad palusid, et ma aitaks neid kuidagi kontrolli alla võtta. Ja seega me olemegi siin, et nende peamajas ja külaliste majas kuidagi küttejuhtimist teostada. Siin on radiaatorküte ehk elekter ja me aitame seda juhtida vastavalt sellele, et kas külalised on majas või ei ole majas, et kogu aeg ei ole vaja kütta. Mis siin konkreetselt siis paigas on? Praegu on paigas elektroradiaatorite juhtimine ja suitsuandurid, mis töötavad koos küttejuhtimisega ja samas tagavad ka klientide turvalisuse. Kui kuskil midagi põlema läheb, siis annab kohe märku? Üks asi ta annab märku, aga teiseks ta informeerib ka töötajaid, kes on eemal. Et võib-olla kui külaline väga sügavalt magab, aga on midagi juhtunud, siis see teavitus läheb ka mujale kui sinna tuppa ainult. See on selline tavapärane, et nüüd turismitaludesse ja selliste puhkekohtadesse hakatakse üles panema teie süsteeme? Ei ole, et kuuldavasti praegu on võimalik saada toetust enda küttekulude optimeerimiseks ja kui on juba valmis puhkekeskus, siis me soovime täpselt hästi sinna, et kuidas ja oma lahendusega, et kuidas seda teostada. Projekteerimine käib päris kiiresti, et kui me saame puhkekeskuse plaanid, siis võib-olla juba nädala aja pärast võivad paigaldajad tööle hakata. Kui suur see rahaline kasu võiks nendel olla? Elektrikütte puhul me võime kindlasti rääkida kuskil 30%. Suur raha? Jah, kindlasti on ja seepärast me siin olemegi. Kui nüüd natuke konkreetsemaks minna, siis kuidas sellises majas, kus küttesüsteem tegelikult on juba välja ehitatud, teie lahendust juurde panna? Selleks on 2 viisi. Üks viis on selline, et me kasutame meie väikseid releemooduleid ja suitsuandurit. Suitsuandur mõõdab temperatuuri ja releemoodul juhib radiaatorit. Nüüd, kui peaks olema soov väga kiiresti paigaldada, siis relee, et seda ei pea kuhugi seina sisse panema, kasutame sellist pistikut. Radiaator läheb otse siia sisse, suitsuandur mõõdab jällegi temperatuuri ja ongi olemas 1 minutiga. Suitsuandur, kuhu siis see tuleb? Suitsuanduri paneme lakke ja kindlasti on oluline ära nentida, et suitsuanduri temperatuuri saab kalibreerida, et öelda, et ta ei mõõdaks kõige lae alt, vaid näiteks 1,5 meetrit altpoolt. Aga kus see üldkontroll siis tuleb? Üldkontrolli võib kuhugi sideruumi panna, et tema istub lihtsalt arvutivõrgus ja sinna pääseb sealt, kust vaja ligi. Nii et oma maja kütte tarbimist saab kontrollida läbi arvuti üle interneti, mis tahes, kus kohast seda kannatab juhtida ka? Jaa, väga sageli on soov, et sõidetakse puhkusele näiteks Hispaaniasse, tahetakse näha, mis kodus toimub, on vaja koristaja sisse lasta ja siis temperatuur üles tõsta natukene. Ja Hispaaniast tagasi tulles taas tuba soojaks? Ja taas tuba soojaks, just. Niisiis seekord targa lahenduse teema rohkem suunatud maakodudele ja siis turismitaludele. Nii et kui teilgi on maakodu, mida te soovite hoida talve läbi kergelt soojana, siis tasub mõelda küttekulude optimeerimise peale.